Tere hommikust! Täna on 28. märts 2025. Alustame Tarvaste Gümnaasiumi 5. I klassi uudistega. Tänases saates räägime hindadest, telefonidest, koolielust, arvutimängust, mustlakitsest, Ameerika presidendist ja Hiina müürist. Head vaatamist! Tänapäeva poodide hinnad on väga kallid. Toit on kallis, näiteks makaronid maksavad 3 eurot, hapukoor maksab 4 eurot, kommid maksavad 6 eurot, sai maksab 3 eurot, hakkliha maksab 6 eurot, kilo õuna maksab 5 eurot. Riidad on juba ka kallid. Püksid on juba 30 eurot, särgid 20 eurot, jalanõud 200 eurot ja sokid 5 eurot. Ja asjad lähevad veel kallimaks. Täna me räägime uuest telefonist, mille nimi on Samsung Galaxy S25. Selle telefonil on 3 erinevat varianti. Need on S25, S25 Plus ja S25 Ultra. See tuli välja 7. veebruar 2025. Selle telefoni hind on 909 eurot. Samsung Galaxy S25 on 6,2 tolline ekraan, millel on resolutsioon 2340 x 1080 pikslit ja telefoni värskendussagedus on 120 Hz. Samsung Galaxy S25 ja S25 Plusil on varustatud 50 megapiksline kaamera ja see telefon summib kuni 100 korda. Robin Kool ehk Rops, kes aitas FaceClanil võita suurturniiri. Eesti e-sportlane Robin Kool ja tema tiim FaceClan võitis CS-i turniiri. Esimesel märtsil pääses Viljandimaal Mustlast Kärneri tänavalt põgenema kits Roki. Omanik otsis kitse nii interneti, raadio kui ka televisiooni kaudu. Kohalikud nägid kitse korduvalt, ühel korral ka turupäeval porgandeid näppamas. Facebookis sai kits hüüdnimeks Legend, kuna teda nähti tihti, aga kätte ei saadud. Seda seni, kuni sekkus valve, kelle tulbisibulat kits ära sõi. Valve otsustas ise tegutseda ja seadis üles lõksu. Peagi oligi Legend lõksus ja omanikule tagastatud. Nüüd elab kits igas küljes kindlustatud aedikus rõõmsat kitselu. Nii sai Rokist Mustla legendaarseim kits. Ameerika president kaotas koduvõtmed ära. Võti kadus 28. märtsil kell 12.03, kui ta tööle kõndis. Härra president oli väga paanikas. President pidi koju kõndima, aga võtit ei olnud näha. Ta pidi ukse ära vahetama. Aga kuller kogemata saatis paki Eestisse, kus oli presidendi uks sees. Eile 27. märts 2025 tekkis Hiinas suur uputus, mis tegi Hiina seina poole pealt katki. Hiina president on eriti paanikas. 327 vigastatud hiinlast ja suri 102. Hiina ehitajad on mitu tundi üritanud uuesti müüri ehitada, aga midagi ei aita. Hiina mungad on nüüd väga pahased. Hiinlased läksid naaberriikidesse, et uue elu alustada. Paljud arvasid, et jumal sai pahaseks, sest hiinlased ei hoolinud vanade inimeste eest ja sõid vaese loomi. Aga osad arvavad, et loodus sai pahaseks, et nad ei hoolinud looduse eest. Selline sai tänane saade. Aitäh vaatamast! Kohtumiseni!